Eesti vabastamise sõjamuuseum asutati sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri päevakasuga number 5 19. jaanuarist 1919. Rindel käisid tol ajal veel ägedad lahingud ja Eesti Vabariigi püsimine polnud kaugeltki otsustatud. Mõtte algataja oli toonane operatiivstaabi ülem, hilisem kindralmajor, sõjaminister ja Tallinna ülemlinnapea Jaan Soots. Soots pidas vajalikuks kokku koguda, järjestada ja läbi töötada kõik kasutusel olnud sõjariistad, lipud, dokumendid, ajalehed, raamatud ja muu sõjaga seotud materiaalne vara. Kõrvuti sõjaväelastega esitati üleskutsega kohalikele võimudele, ajalehtede toimetajatele, fotograafidele ja üldse Eesti elanikele saata esemeid, fotosid aadressil Tallinn, Pagari tänav number 1, tuba 70. Muuseumi korraldaja ja hilisem juhataja oli 6. jalaväepolgu reamees Taavet Poska. Vabadussõjas oli Poska fotograaf. 1921. aastal anti muuseumi käsutusse mõned ruumid ohvitseride kasiino hoone teisel korrusel. Seni toodud materjale oli süstematiseerinud vanavarakoguja ja kunstnik August Pulst. Poska alustas kohe tööd ja juba 24. veebruaril 1922 avati esimene näitus. Eesti sõjaväe juhtkond suhtus materjalide kogumisse väga tõsiselt. Anti välja käskkiri, mis keelas väeosades midagi hävitada, enne kui muuseumi juhataja on esemed üle vaadanud. 1930. aastatel nimetati Eesti Vabadussõja muuseumi ümber sõjamuuseumiks. 1940. aastaks oli muuseumis umbes 10 000 museaali, millest paar tuhat oli püsiekspositsioonis. Sealhulgas oli rohkesti relvi, Punaarmee väeosadelt trofeedena saadud lipud, mannekeenid vabadussõjaaegsetes mundrites, sõjakaardid ja ülemjuhataja sõjaaegse töökabineti sisustus. Pärast Eesti okupeerimist 1940. aasta suvel tuli sõjamuuseumil oma ruumidest välja kolida. Varad viidi esialgu Koplisse, niinimetatud punastesse kasarmutesse. Peagi toodi need aga tagasi vanalinna, Kikendi-Köki torni. 29. detsembril 1940. määras nüüd juba ENSV hariduse rahvakomissar Nigol Andreesen oma otsusega sõjamuuseumi sulgemisele alates 1. jaanuarist 1941. Varad tuli üle anda ajaloo- ja revolutsioonimuuseumile. Kui Kikendi-Köki torni hoiule pandud varad 1941. aasta septembris uuesti üle vaadati, leiti, et ruumidesse on sisse murtud. Puudu oli umbes kolmandik sõjamuuseumi varadest, sealhulgas enamik relvi ja Vabadusristi täiskomplekt. Saksa vägede taandumisel 1944. aastal jäi Tallinna maha hulk relvi. Muuseumi töötajad üritasid neist osa ekspositsiooni tarvis kokku koguda. Selleks oli olemas ka Leningradi sõjaväeringkonna juhatuse luba. Nõukogude salapolitseile oli relvade kogumine aga teretulnud ettekäändeks puhastuse läbiviimiseks. Arreteeriti 14 töötajat, sealhulgas ka Taavet Poska. Kogutud relvad konfiskeeriti. Muuseumi praeguse asupaiga Viimsi mõisasüdame sai Johan Laidoner 1923. aastal autasuks. Pärast teist maailmasõda olid mõisahooned Nõukogude mereväe käsutuses. Siin asus raadioluurekeskus. 19. juulil 1993. aastal tähistati kindral Laidoneri mälestuspäeva tema küüditamise 53. aastapäeval. Mõisa peahoones toimus Riigiarhiivi materjalidele põhinev näitus kindral Laidonerist. Siis tekkiski mõte, et näitusest võiks tulevikus välja kasvada püsiekspositsioon. 1. märtsil 2001 muudeti kindral Laidoneri muuseum kaitseministri määrusega riigimuuseumiks, ametliku nimetusega Laidoneri muuseum. 2006. aasta märtsis sai muuseumi uueks nimeks Eesti sõjamuuseum kindral Laidoneri muuseum ning muuseum on 1919. aastal asutatud Eesti sõjamuuseumi õigusjärgune. Tänaseks on muuseumis hoiul 100 000 säilitusühikut. Muuseumist on kujunenud kaasaegne sõjaajaloo uurimiskeskus, mille arsenali kuulub nii püsiekspositsioon kui ajutiste temaatiliste näituste korraldamine. Muuseumi ruumid on saanud sõjaajaloo mineviku, oleviku ja tulevikuga seotud inimeste populaarseks kohtumispaigaks, samuti on sõlmitud koostöösuhted paljude valdkondlike organisatsioonidega. Kavas on erinevate avalike ürituste võõrustamine, temaatiliste trükiste ja videomaterjalide üllitamine, konsultatsioonide pakkumine ja palju muud. Siiski on selge, et muuseumi praegusesse asukohta pole sobiv paigutada fondides leiduvat erinevat sõjaväega seotud rasketehnikat. Ühe võimaliku lahendusena täiesti uue hoone ehitamise kõrval kerkib tänasel päeval esile mereäärne piirkond Põhja-Tallinnas. Sõjamuuseum on sihikule võtnud Patarei merekindluse, et koostöös teiste huvitatud osapooltega
kujundada lennusadama ja Patarei territoorium maailmatasemel sõja, mere ja tehnika ajaloo teemapargiks.